Te saabusite sihtkohta, nagu ütles Google Maps. Aga olengi kohal. Ja siin on kaks vaba lõkkeplatsi. Inimesi ei ole, mis on positiivne. Nüüd ma toon lõkkeplatside tutvustuse ja siis teen valiku. Ühesõnaga, plats number 1. Sellel on laud katusega, lõkkease, aga mitte selles suhtes kinnine, et maha teed lõkke ja siis saad grillida ja nii edasi, nagu ikka. Ja selle juures on ka puukuur. Puid veidi on. Kuna ma olen rattamatkaja, siis minule sobib. Autodega tulijad, võtke ise kaasa. Ja siis nüüd plats number 2 juurde. Kõnnime üle parkla teisele poole. Üle parkla teisele poole ja sealt paistab ka lõkkeplats. See on ka vaba. Siin on lõkkease ja paar pinki. Ja rohkem ei midagi. Aga siin on vaade. Vaade siia jõele, paisule, kuidas seda nimetatakse. Ja nüüd valik. Enne kui valiku teen, siin on kinnine nii-öelda lõkkease, et alt on kinnise värk kõik. Ja keegi unustanud grillresti ka jälle siia taas kord. Ja peenemaid puid. Aga valikuni. Valiku tegin plats number 1 suhtes. Miks? Kuna seal on rohkem viludat osa, päike ei lõõska peale ja homme ei ole plaanis varakult startida. Vedelen kauem, voodis võib-olla. Ja siis, kuna seal on viludam, siis päike ei küta telki kuumaks, mis on positiivne. Ja puukuur on lähedal. Ma ei pea puid tassima üle parkla teisele poole. Nii et sõidetud juba on, et võib natuke läist ka olla. Ning parklast sissesõit on seal. Parklast otse alla saab minna jõe äärde. Lähme vaatame, mis siin all toimub. Pildi peal olid mingisugused sillakesed siin. Või platvormid või kuidas nimetada. Ja on täitsa olemas. Tulen alla. Siin on siuke koht, kus saaks võib-olla paati vette lasta, kummipaati, mida iganes. Ja tuleme siia. Siin on platvorm, saab peesitada, kala püüda. Ja siin kalad mullistavad. Täitsa huvitav koht. Tee peal ma malgutasin, et kui siin on normaalne, siis kuna seekord ei ole õngesid kaasas, siis ma tulen mõni nädalavahetus, kui on vaba. Reedel lõpetan tööpäeva. Tulen kappan reede õhtul siia
peale tööd jõuan, mis kell jõuan, siis mul on laupäev aega siin vedeleda ja pühapäeval koju tagasi. Ja siis ma võtaks õnged kaasa ja siis ma käruga tuleks, aga võtaks minimaalselt varustust. Ei oleks vaja võtta võib-olla kõike seda manti, et õnged, võib-olla rippvoodi ja voodit ma vast kindlasti ei unusta, aga võib-olla unustan. Vaatame, sinnani on aega. Aga praegu ma tulin siit väikest rada pidi ja otse lõkkeplatsile. Ühesõnaga algavad tavalised protseduurid. Püstitan telgi. Korra mõtlesin isegi, et võib-olla paneks rippvoodi, aga noh, siin saaks vist kuskile sinna kahe suure juraka puu vahele. Aga kuna ma homme näed selle kahe puu vahele on piisav vahe. Aga kuna ma homme ei plaani varakult startida, mul ei ole kiiret asjade pakkimisega, siis panen ikka telgi püsti ja saab voodist magada. Ja võib-olla teen mingisuguse sääsetriki telgi jaoks. Ehk siis kasutan ka rippvoodit ja paigutan selle kuidagi telgi külge. Kuidas ma veel ei tea. Võib-olla võtan karabinid ära, et ei oleks liiga raske. Ja see on lihtsalt otsad kuidagi sinna telki ja nöörid üles ja et see võrkkookon oleks üleval ja on päris hea. Aga tegudele siis saab puhkama hakata. Ja ma panen pusa vist selga, sellepärast et siin on sääski nii palju. Enne kui telgi püstitamiseni jõuan, näitan veel ühte asja. Nimelt eile ma läksin küla peale ja ma sain enda akujaama laadida täis. Päikesepaneeliga laetud akupanka ei pidanud kasutama. Eile näitas 33% või 36%, kui ma sinna Tartu lähedal jõudsin ühesõnaga. Ja ma ei kasutanud seda õhtul, sest ma sain laadida seinast voolu ja kõike nii edasi. Ja jätsin täna ka selle akupanga laadima. Täna oli rohkem viludamat ilma kui päikest, aga minu üllatuseks on see jaam täis saanud. Ühesõnaga 2 päeva sõitu, akupanka ei kasutanud ja 100%. Väga hea, mul on lisasärtsu ka päiksest. Ja saigi telk püsti. Täna väikse erinevusega. Sättisin rippvoodi ka siia. Teistel õhtutel, kui ma siin olen tipi all maganud, siis tipis ei ole eraldi sääsevõrku. On lihtsalt nii-öelda telk. Ja sääsed mind ei ole üldjuhul häirinud, aga täna on siin nad kuidagi väga tigedad ja neid on väga palju. Siis mugav on ju nii. Siin telgil on pesunöörid ja sellised rõngad. All on teine rida ka. Ma arvan, et selle telgi jaoks saab eraldi mingi sääsekookoni hankida. Aga mul ei ole seda vaja.
mina saan hakkama enda ripppoodiga ja sai siis siit alumisest reast läbi lastud ja üles kokku tõmmatud ja pingule ja nii on väga hea ju. Jätkan oma protseduuridega. Kodinad on telki lahti laotatud ja võib siis seda vihmast õhtut tähistama hakata. Teeme ühe väikse kringli, kohvi ja pärast jõuame lihani. Sai üks särk ära pestud, rätikud tuulduma. Särk pestud homseks ära, on mugavam veidi ülejäänulas olla, homme lähen koju ja pesumasinasse. Ja siis tehnika laeb, jaam on täis, täna võib särtsu kulutada rahulikult. Viimane õhtu. Ega muud ei olegi midagi öelda, tuleb nüüd õhtut nautima hakata. Täidaks siis tänaseid kohustusi ka. Märgime kaardile ära, kust ma sõitsin ja palju tuli ja kus ma olen. Aga ma märgin ära ja siis näitan. Ühesõnaga alustasin siit. Sõitsin Roiule, Unikülla, Hammaste, jõudsin Tartu Räpina maanteeni ja siis maanteed mööda Räpinani ja pöörasin Võru poole ning mõni kilomeeter Räpinast enne Rahumäed. Tuurapera lõkkekoht, kokku 64,02 kilomeetrit ja 14. päev. Et niisiis, homme jääb siit otse koju. Ja see on 44 kilomeetrit. Mapsi järgi siit lõkekalt kuni maja ette. Nii, ja saabki see ring täis. Sääsed kimbutavad, aga ei ole hullu. Vahepeal panin lõkke tassuma. Ja liha küpsema. Nii. Väga hea. Aga mina naudin õhtut edasi. Ja vahepeal üks hea uudis ka.
minu liha hakkab valmis saama. Päris ilusad. See on, ütleme niimoodi, siin mul esimene grillimine, kus nad saavad ühtlaselt. Terve see ristialune on sütesid täis ja kõik lihatükid küpsevad. Kui ma muidu eelnevatel öödel midagi tegin, šašlõkki, siis kippus nii olema, et pool varras sai valmis, pool oli veel toorevõitu kergelt. Aga täna õnnestus väga hästi. Veel ei ole valmis, lasen natuke olla veel siin. Lasin resti madalamale, lasen neid pruunimaks, keerutan sagedasti ja ongi valmis. Ja valmis mu liha saigi. Salatit juurde. Ketšupit ka. Soola ka, sest poesalatid on alati minu jaoks magedad. Aga mis nüüd ikka? Hakkan sööma. Ja tisu mulle ja algab õhtutiks. Järjekordne tiks. Lõke vaikselt põleb. Istun lõkke ääres. Ja väljas müristab. Kas jõuavad ka vihmapiisad siia, ei tea. Aga ma ei muretse, mul on telk püsti. Magada saab kuivas, asjad on telgis. Ainult kui sabinaks läheb, siis võtan enda särgi sealt rippumast ära. Ja tool sisse ja saab tuppa minna. Aga senikaua kuni kannatab, istun veel siin. Mõtlen tagasi selle 2 nädala peale ja teen omasid järeldusi. Nii ongi. Joon vaikselt keelekastet ja vahin lõket ja ongi hea kõik. Ja sääsed söövad mind hullumoodi, see on hullumaja pesa siin. Aga elame üle. Hommik, kell on 9 kuskil ja ärkasin. Eile õhtul rohkem ei filminudki midagi. Pärast tulid veel 5 tsiklimeest Tšehhist siia. Ajasid natuke juttu ja läksid samamoodi magama. Ja ega ma ei tahtnudki filmida siis, kui nad siin olid. Ja nüüd ma ärkasin selle peale, kui nad enda masinad käima pandid ja minema läksid. Aga magada oli päris hea. Selles sääsekookonis kuulsid ainult sääsed põristasid sääsevõrgu taga. Nüüd ma siis vaikselt tegin hommikukohvi. Joon selle esimese tassi ära, siis tuleb midagi hambale tegema hakata. Eile jäi veidi lihale. Siis mul on mingid porskipera, selle prainera, muna ja ube. Kuna täna ei lähe varakult minema, siis teen nad kõik ära ja nosin palju ja pärast veel võib-olla soojendan midagi ja sest et kiiret ei ole. Täna on viimane päev ja võib hommikut nautida. Ja valmis ta saigi. Üks kohvi veel juurde. Aga mina võin sööma hakata. See on, ütleme selline üks parimaid hommikusööke. Kodus ma eriline hommikusööja ei ole, aga metsas ikka vahepeal läheb hommikusöök alla. Enamasti läheb, aga mõni üksik päev
mõni üksik päev on siuke metsas, kui ei söö ka ja sellel matkal sai ka vahepeal lihtsalt hommikukohvi ja asjad kokku ja minema. Aga täna jälle söön ja naudin seda. Head isu. Tuleb vaikselt laagrit kokku panema hakata. Käru on valmis pandud. Natuke vaatasin neid polte üle. Eile Räpinasse sissesõidul murdus jälle üks ära, siis sai seal uus pandud ja nüüd ma vaatasin, keerasin need kõik üle, et ei loksuks midagi. Ja rattal sai ka nüüd tagumist sisekummi vahetatud. Panin eile õhtul ratta sinna puukuri taha lukku. Ja nüüd hommikul läksin välja võtma ja kumm oli täitsa löss, siis hakkasin täis pumpama enda kompressoriga ja käis pauk. Ja siis ma vahetasin selle nüüd ära. Nii et seiklused veel ei lõppe, et üleeile sai Kärul on 2 korda nüüd sisekummi vahetatud ja nüüd sai rattal ka. Et hea oli, et tagavaraks veel oli. Ja nüüd ei olegi muud, sest kell hakkab 12 saama. Vaikselt tuleb pakkima hakata. Ja siis kodu poole sõitma. Loodetavasti tee peal üllatusi midagi ei tule. Sellepärast sisekumme enam rohkem midagi ei ole. Kui midagi peaks purunema, siis on jama majas. Siis tuleb käe kõrval lükata vist. Aga loodame, et ei juhtu midagi sellist. Ilm on endiselt hea. Päike paistab. Äikeseost lükati ka õhtupoole. Mingi 4:30 või midagi nii. Vahepeal oli ta siin juba päris 12:01-2. Aga nüüd on täitsa normaalne, et pakin asjad kokku ja hakkan liikuma enne, kui võib-olla see päris äike jõuabki. Tegutsema. Asjad pakitud, valmis startima. Kell on 13 läbi. Plaanisin küll kell 14 startida, aga jõudsin varem. Mis siin ikka. Hakkan vaikselt sõitma, sõidan rahulikult, tempot täna ei tee, lühike päev. Ja kui poed jäävad tee peale midagi, siis teeb jäätisi peatusi, istub, vaatab ümbrust. Läbitud on 10 kilomeetrite peale midagi. Vahepeal sai Verioral jäätisi pausi tehtud. Ja järgmine pood on Leevis, siis saab jälle, täna on hull leitsak. Spidomeeter näitab 36,8. Telefoni järgi 27, aga kumb see õige on, ei tea. Telefon võtab mastist, nii et ma arvan, et siin on otse päikese käes päris palav. Puhkan jälle veidi. Täna võtan rahulikult ja siis sõidan edasi. Ja millest ma eile rääkisin. Kui head asjad on need. Sain küll märjaks, aga jõudsin enne suurt sadu. Ahoi, ja kodus olengi. Jõudsin küll eile, aga eile tuli teha muude toimetamistega natukene. Ise tahtsid vanni ja asjad tuli lahti pakkida ja õhtu kulges päris pikaks. Ja siis otsustasin nüüd täna puhanud peaga ja kehaga selle lõpuklipi ära teha. Võtta reis kokku ja nii ongi. Ühesõnaga eile lõuna ajal kuskil
13 paiku. Alustasin sealt Räpina lähedalt Tuurapera lõkekast teed kodu poole ja tuli kokku 46,27 kilomeetrit. Võtsin rahulikult, sain vihma ja mingi 18 kanti kuskil jõudsin koju. Tegin tee peal peatusi rohkem ja kui vihma sadas, siis oli ka pikem peatus bussijaama putka all. Ja tuli siuke lühem päev. Aga arvutasin kokku need kilomeetrid. 845,26 kilomeetrit tuli kokku, et ei tulnudki 1000 täis, mis ma alguses mõtlesin, et võib tulla. Aga see oli tingitud sellest, et ju Haapsalu nurga jätsin välja ja Ida-Virumaale ei läinud üldse, kuna otsustasin Kaberneemes lageleda 3 ööd kokku ja siis Raejärve ääres olin 2 ööd. Jah, 2 ööd. Ja Neerutis olin ka 2 ööd. Seega kokku tuli sõidupäevasid tuli kokku 12. Aga trip ise kestis 15 päeva. Ei kahetse selles suhtes, et ei läinud Haapsallu või Ida-Virumaale. Ütleme niimoodi, et Eestis on teid päris palju, mida mööda saab sõita. Saartelegi ei jõudnud. Aga saab ju järgmine kord. Ilmad olid suhteliselt ilusad. Alguses esimestel päevadel enne Pärnut ja peale Pärnut ja nii edasi, siis sain vihma ja nüüd viimasel päeval, aga muidu suhteliselt kõrbesin. Vihma oli ülejäänud päevad väga harva, kui üldse oli, võib-olla mõni piisk. Aga mina jäin rahule selle nii-öelda selle projektiga, mis ma nüüd ette võtsin. Ja vaatame siis üle ka, kus ma siis kõik ära käisin. Alustasin siis Võrust. Sõitsin Valga poole, jäin Alumatile lõkekale ööseks. Siin hakkasid muidugi käruseiklused pihta. Järgmine päev edasi peale Tõrvat Rutu lõkke kohta. Oli selline esimene kõige pikem kilomeeter ja hetkel ka siis selle reisi kõige pikem päev. 3. päeval läksin Pärnumaale. Võiks öelda küll, et see on Pärnu maakond, jah. Läksin Raejärve telkimisalale, olin seal 2 ööd. Edasi liikusin peale Pärnut Nedermaa lõkke kohta. Järgneval päeval võib öelda, et kuidas nüüd öelda, Rapla maakond ikka. Susla lõkke kohta ja sealt suund üles Tallinna poole, Tallinna äärt pidi, nii-öelda ütleme Jürist ja nii edasi. Tähendab enne Tallinnat Metsanurme lõkke kohta ja siis sealt edasi Jüri keskuse poole, sealt läbi Maardusse ja Tallinn-Narva maanteed pidi Kaberneemele. Ja seal ma logelesingi 3 ööd.
edasi võtsin suuna Lääne-Virumaale Neerutisse, Rakvere ja Taba vahepeal. ja siis tuli selle reisi nii-öelda järgmine pikem päev, mis ületas ka 100 kilomeetrit kuni peaaegu Tartuni. 33 kilomeetrit jäi puudu Saarijärve äärde, jäi küll Jõgeva maakonna alla ning edasi siis Saarijärvelt teisele poole Tartut, aga seal ma tegin X ööbimise, see oli, külastasin nii-öelda sugulasi, jäin sinna ööseks, sain sauna ja seal ma ei filminud ning edasi sõitsin Räpina poole ja juba siis koju. aga selline vahva ring sellest tuli. peaaegu võib öelda, et Mandri-Eestile on tiir peale tehtud. aga sellega ma tõmban ka otsad kokku ja näeme juba aasta pärast, vähem kui aasta pärast sarnasel seiklusel, aga kuidas siis, kas rattaga või autoga või muul moel. aga kindlasti järgmine suvepuhkus võtan samasuguse plaani, et paar nädalat tripin lihtsalt mööda Eestit ringi. kogemus oli hea ja mina olen väga rahul. ja loodan, et teile ka meeldib. nii et pange like, subscribe ja mida rohkem neid tuleb, siis seda rohkem on motivatsiooni kindlasti järgmiseid hooaegasid teha. aga võib-olla juba siis natuke kvaliteetsemalt ja läbimõeldumalt. ütleme, see reis oli päris pikk, mis läks küll kiiresti, aga mõned päevad olid ikkagi päris väsinud, kurnatud ja see kaamera oli põhimõtteliselt ainult maantee peal käes ja lõkkeplatsidel korraks ainult saabumine ja juba lahkumine ja nii edasi. et proovib järgmised korrad rohkem põnevamat sisu teha, mitte ainult maanteeklipid. aga kindlasti ma ei teagi, mitu osa kokku tuleb, aga kui see on selge, siis kindlasti mõni osa on põnevam, on rohkem tegevust, aga mõni osa võib tulla ka sihuke natukene vähem põnevam, kuna on rohkem neid maanteeklippe ja nii edasi, aga ma loodan, et meeldib ja nii on. näeme